ma olen siis 18, kui ma tööle tulin. Et see on siis nii-öelda mu kõige esimene pilt. Kui mu mälu nüüd mind ei peta, miilitsaja lõpuks oli Haapsalu miilitsajaoskonnas oli 110 töötajat ja politsei moodustamise esimeseks päevaks oli siis jäi järele sellest 47. 90. aastal oli 2 võimalust, kas minna Nõukogude armeesse või sinna miilitsamajja miilitsionääri abiliseks. Ja aeg oli ju ka väga ärev, et just jaanuarikuus olid olnud need Vilniuse sündmused, meie enda Eesti piiril oli piiripunkte OMON-i poolt rünnatud, et oli ilmne, et ega siin iga hetk võib uuesti mingiks jamaks minna. Muidugi esimene asi, mis nagu meelde jäi, olid politseiametnikest sellised pikad noormehed, nagu ühe pulgaga löödud kõik ja siis vorm, mis oli nagu, ütleme siis Eesti politseile selline, nagu kuidagi südamesse läks see, et Eesti politsei, et meil on nüüd oma vorm. Me just alles tolle aja mõistes keskkoolist, praeguses mõistes gümnaasiumist välja paisatuna ja Tartu munitsipaalpolitseisse tööle võetuna sellesama kooli juures, kus me käisime, siis ja lihtsalt pundis olime, avastasime ennast järsku jalgsipatrullist riietes kodukaitse käesidemetega ja omamoodi sürrealistlik tunne oli siis mööda seda toonast veel 1. Mai tänavat, praegust Raatuse tänavat pidi jalgsipatrullis käia niiviisi, et meie siis oma grupiga 3 olime siis ühel pool Raatuse tänavat ja Nõukogude sõjaväepatrull siis käis teisel pool Raatuse tänavat ja niiviisi me käisime mööda seda tänavat edasi-tagasi jalgsipatrullis mitu tundi. Päris vahva. No ilmselt kõik inimesed ei sobi sellise töö peale, kui nad näevad kõik võimalikke õudusi, liiklusõnnetused, tapmised, väga kaua aega surnud inimesed, kõik see lõhn ja nii edasi. Aga see tuleb endast kuidagi läbi lasta ja mitte koju kaasa võtta. Kui sa hakkad öösel unes tööd nägema, siis on viimane aeg ära minna. See oli midagi sellist, mis siiamaani nagu on meeles. Kui vilkurid, sireenid korraga 10 autol, et siis parimees, kes on roolis, kasvab mulle, davai, tulista, me olime kohe esimene siin selle suure rehvi kõrval. Aga mul ei olnud veel teenistusrelva väljastatudki, ei ole millestki. Siis ta ütles 2 sõna ja võttis selle järjekorra sappa, et lasi teistele ette sõita, kes saaksid tulistada. See oli nagu tõesti anekdoot.